see on lihtsalt seisundi video. See on sellest kohast, kus ma tunnen taas kord tahaks öelda, kus ma tunnen, et I am so excited. Issand, kui ma hakkan rääkima, siis kohe tuleb ka. Ma teen selle video lihtsalt ära, ma ei tea, kas ma avaldan selle või ei avalda. Ilmselt kui sa näed seda, siis avaldasin, ja kui sa ei näe seda, siis järelikult ma ei ole seda avaldanud. Aga see on see koht, kus sa saad aru, et mingisugune asi lihtsalt läheb paika. Sa tunned seda või sa tead seda, see on see sisemine teadmine. Ja see tunne on lihtsalt nii äge. Ma natuke avan võib-olla seda sulle iseendale, siis ma räägin siin praegu iseendaga, sest ma näen siin iseennast. Miks ma olen nii rõõmus ja ma tunnen, et ma olen nii lahti, ma säran. Mu väli on nagu nii mega avatud praegu, ma tunnen kogu seda universumit siin enda sees, seda kõik, mis siin toimub. See on nagu nii äge. Ja see sai lihtsalt alguse sellest, et ma loon enda ellu praegu midagi. Või noh, ma saan aru, et see on juba loodud, aga see ei ole minu füüsilisele minale siis veel nähtav. Ja mu meel siis käivitus kogu aeg mingisuguse hirmuga, mingisuguse looga. Ja kui ma läksin siis vaatama, et seal, ma olen nagu nii palju sealt pealt ära võtnud, aga ikkagi ta tuleb ja pakub mulle midagi, siis ma läksin vaatama, et noh, see lause siis, et see ei ole võimalik. No seda, mis iganes on ju, on toimumas. Minu meel ütleb, et see ei ole võimalik. Ja ma hakkasin siis seda nii-öelda sügavalt enda seest lahti häkkima. Ehk ma läksin enda sisse ja hakkasin küsimusi küsima. Ja selle käigus ma avastasin midagi nii maagilist, nii imelist ja mul tulid mälestused enda lapsepõlvest, nendest hetkedest, kus kõik oli võimalik. Ma lihtsalt olin võtnud omaks kellegi teise ütluse mingisuguse asja peale, kus ma võin sulle selle pildi ka rääkida. Ma olin väikese tüdrukuna kuskil 4-5, kui ma praegu seda vaatan, võib-olla 6-7, ühesõnaga kuskil sealkandis. Ja ma mängisin metshaldjatega. Pisikesed, nagu sellest, ma näen neid sellisena nagu, issand, mis film see oli, kus see Tinkerbell oli? Mis muinasjutt see oli? Üldse ei tule nimi praegu meelde, aga mul need kaadrid jooksevad. No see pisikene Tinkerbell ja ma näen neid metshaldjaid sellisena. Ma hakkasin neid mingisugune, ma ei tea, 5-6 aastat tagasi nägema Hiiumaal. Ma arvasin, et need on need Hiiumaa metsahaldjad ja ma hakkasin neid metsahaldjateks kutsuma. Ja nüüd tuli siis selle küsitluse käigus tuli välja see pilt, kus ma mängin nendega ja mingisugune naine ütleb mulle, et see ei ole võimalik või mis iganes. Ma olin seal, võib-olla veel rääkisin midagi, sest et noh, ma olin nii lahti väikesena. Ma mäletan, kus mul järjest nagu eitati seda, et mida ma nägin või tajusin. Ja siis ma olin selle teinud enda omaks. Sest tema ei uskunud seda ja ta ütles, et see ei ole võimalik, et mingi täiskasvanud inimene ütleb lapsele ja see laps lihtsalt klõks salvestabki ära selle, et aga see ei olegi võimalik. Ma mäletan mingisuguseid perioode, kus ma siis nutsin, et mingi osa kadus mu elust ära. Ja nüüd ma saan aru, järjest nagu mingid pusletükid tulevad, aga see ei olnud nagu point. Ehk et sellel hetkel, kui ma nagu ühendasin selle endast lahti, see ei olnud minu lugu. Lihtsalt energia hakkas voolama. Ja mulle tulid jah need pildid, kuidas ma mängisin, kuidas ma
niimoodi tegin energiatega asju, ma tunnen seda enda sees praegu, mul tulevad niimoodi emotsioonid lakke, et mul oli aimdus, et see on olemas, sest et alati on vihjed igal pool olemas selle kohta ja ma ei arvanud, et minus on selline uskumus, sest et ma olin juba üsna veendunud, et et see ongi võimalik, kuigi need asjad, mingisugused asjad, mida ma tahtsin, ei läinud nii, aga samas oli kogemusi, kus nagu see maagia toimus nii totaalselt ja ma nagu tundsin seda enda sees kogu aeg või ma nagu see on nagu ikkagi mingi sisemine teadmine. Aga kuna kogu aeg tuli sinna midagi vahele, siis järelikult pidi seal olema midagi, mis pani mind ikkagi mitte lõpuni uskuma seda, et kõik on võimalik ja et maagia on võimalik ja kõik ongi totaalne maagia, kui ma nagu nii-öelda võtan oma inimkäed eemale ja lasen asjadel toimuda ja juhtuda ja ise oma paika minna. See on nagu lihtsalt nii äge. Ja kui ma seda praegu niimoodi vaatan, siis sellest hetkest saadik, kui see tuli nähtavale, kui ma olin ära puhastanud, see oli kadunud, see teise inimese lugu, siis ma lihtsalt hõljun ringi, sest ma tunnen ise ka ennast nagu selle haldjana mõnes mõttes. Ma tunnen ennast nagu ma näen seda mingisuguseid liigutusi, ma mäletan, ma olen neid teinud siis, kui ma olen kliendi vastuvõtte teinud, ma olen neid liigutusi teinud siis, kui ma olen mingisugustes ruumides olnud, kus on vaja energiat liigutada või mingisugust asja muuta, kui ma teen energiatööd, on ju. Ma ei ole väga ammu energiatööd sellisel kujul enam teinud, sest et see tegelikult ei ole vajalik, aga seda võib teha loomulikult, sest see on äge. Ja ma nägin, kuidas ma lapsena nagu teadsin kõike ja nüüd ma võtan seda uuesti siis omaks, avastan seda, sellepärast et ma olin selle kraani lihtsalt mingisuguse asja peale kinni keeranud ja enamus inimesi siis teeb seda. Ja ma usun, et see on selle järg, mis ma eile tegin, kus ma võtsin vastu või astusin oma nii-öelda täielikku sellesse power'isse, kus mu meel läks errorisse nagu nii tugevalt, kus ta nagu see põhimõtteliselt oma väes elamine on võrdne surmaga. Ja see sai samamoodi lahti ühendatud, sest see ei olnud minu lugu üldsegi. Ja kui äge see on, kui sa lihtsalt kasvad iseendasse, sa kasvad sellesse jõusse ja ma täna otsustasingi, et see on nagu minu päev järjest avastada nüüd seda, kes ma olen selle maagina, kes ma olin, mida ma lapsena juba teadsin, sest et ma tean, et see nii-öelda see sisemine laps minul on juhendanud mind ennast nagu mingi periood, kus ma nagu proovisin, mitte ma ei proovinud, ma otsisin mingisugustele asjadele nagu selgitusi ja tegin muutusi, siis väike mina niimoodi juhendas mind, lihtsalt tal oli nagu see hald ja võlukepike käes ja ta tegi klõks ja mul niimoodi energeetilised protsessid käisid, kehas toimusid muutusid, oksendasin või öökisin mingisuguste asjade peale kohe laksust. Ehk et ma nüüd tuletan endale meelde, kes ma olin. Ehk siis tegelikult, kes ma olen siis, kui mul ei ole neid uskumusi või neid lugusid, mida teised on rääkinud nagu enda hirmust lihtsalt või teised on rääkinud enda kohta. Ehk siis see kõik, mis saab järjest niimoodi maha pühitud, see järjest nagu toob nähtavale mind ennast. Ja ma kuidagi tunnen, et ma järjest rohkem integreerin enda sisse nüüd seda teadmist või ma ikkagi tuletan, see on nagu meelde tuletamine, nagu tunnen, kuidas see nagu mingisugused asjad toimuvad mu sees veel ja ma lihtsalt väljendan seda praegu rõõmust ja sellest hästi high excited, hästi elevil olekust, sellepärast et nüüd ma saan aru, miks mingisugused asjad ei toiminud, kuigi ma uskusin, et nagu toimivad, siis see minu uskumine oli lihtsalt liiga
väikese jõuga, sest et see põhiuskumus oli all see, et see ei ole võimalik. ehk äge, see on nagu nii totaalselt äge praegu. ja ma täiega naudin seda seisundit ja isegi kui mu meel praegu ütleb, et oota, aga see võib ära kaduda või siis las ta kaob, see ei olegi oluline säilitada, vaid et see on lihtsalt praegu see teadmine, kes mina olen. ja kui ma selle nagu järjest rohkem iseendasse nagu integreerin selle teadmise, et mul olid oskused olemas, kõik sellised, mida ma praegu, mul pole isegi nagu aimu ka, mida ma lapsepõlves tegin ja ma hakkan nüüd seda avastama veel rohkem. Ma tahan seda avastada, sest see on nii äge. mis nüüd kõik veel võimalik on ju. nii et seesama sõnakõlks, mida vaimses maailmas väga palju räägitakse, et kõik on võimalik, sa võid seda rääkida, aga kui sa ei ole täielikult veendunud selles, et see päriselt on ka nii ja sinu füüsiline reaalsus tegelikult näitab seda kohe välja, siis süübi sellesse, kaevu sellesse ja mine selle sisse ja vaata, mis lood sul seal all on. sest et ma tean väga palju inimesi ja mina kaasa arvatud olin see, kes uskus nagu, et jah, kõik on võimalik, aga see oli see mentaalne, see ei olnud kehaline ja samas otsis kogu aeg seda täpikest või kinnitust sellele, et on võimalik. ja siis sai tegelikult kinnitus sellele, et see ei ole võimalik ja see ei ole võimalik. ja no seal tekkiski see dissonants nagu kahe asja vahel, et üks osa minust ütleb, et see on võimalik, ma usun seda, ja teine osa ütleb ja usub, et ei ole võimalik. ja see asi ei saanudki nagu realiseeruda, mitte kuidagi manifesteeruda siia, sellepärast et minu olek oli, et see ei ole võimalik. issand, kui äge. issand, kui äge on ennast avastada. proovi järgi. sul läheb elu palju imelisemaks.